Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet Väljast. Mina olen Nele Kullerkupp. Ja mina olen Teele Kaljuve, tere. No Teele, sellised ärevad arengud Lähis-Idas. USA ja Iraani ametnikud teatasid, et leppisid kokku sõja lõpetamise ja Hormuzi väina taasavamise raamistikus. Et leppe allkirjastamine on kavandatud reedeks Šveitsis. Vaatame, mis saab. Trump on tegelikult siseriiklikult saanud kriitikat selle sammu kohta. Öeldi, et mida ta seal siis saavutas. Ei ole räägitud piisavalt Iraani tuumaprogrammi lõpetamisest, selle pausile panemisest. Ja mis sa arvad, et kas tehaksegi ära, et kas on kõik, et nafta hinnad kukuvad, Trump ütles, Hormuzi väin on avatud, las nafta voolab, aga samas ma arvan, et seal siseriiklikult on juba ikkagi kahjustanud natukene enda seda reitingut just nimelt sellega, et mis kohalikku valijat ikka huvitab. Kohalikku valijat huvitavad hinnad. Palju mu toit maksab. Täpselt, palju kütus maksab ja toiduhinnad kõik on sõltuvuses ju kütusehindadest otseselt, nii et tahaks loota jah, et hakkab võib-olla valgus paistma, aga Trumpi puhul me ju kunagi ei tea, et väga raske on ka selleks saateks ettevalmistusi teha, kui info muutub poole tunniga. Ehk siis ma veel ei julgeks rõõmustada ja veel ei julgeks nii-öelda järgmise saate uudise pealkirja välja pakkuda, sellepärast et kunagi ei tea. Tankima pole ka veel mõtet minna, sellepärast et meieni need hinnalangused veel ei ole jõudnud. Ei jõua absoluutselt ja nagu näha, siis härra Ligi ütles, et õnneks vaestel pole üldse aega ja põhjust tanklasse minna, nii et ma ise ei näegi seda, aga eks ma siis uudistest loen, mis meie nende kütusehindadega saama hakkab, et kui palju sa üldse viimastel päevadel oled jõudnud uudiseid lugeda, et mina tunnistan küll, et kuna mul on selline väga spordilembene mees, et siis ma olen olnud sunnitud samas ka ise natukene kaasa haaratud praegu jalka MM-ist, et oled sa ka silma peale hoidnud? Jaa, see on muide ajaloo suurim turna, 48 meeskonda, 3 võõrustajariiki, USA, Kanada ja Mehhiko. Kuigi USA tahtis kõik enda kätte krabada. Muidugi, kui ma oleks diktaator, ma tahaks ka, mis ma siin jagan. Aga tõesti 1. juunil avati siis Los Angelese staadionil 2026. aasta jalka MM ja Trump tegi selles siis oma teise ametiaja keskpildi, sidudes selle turniiri ehk siis sport ja poliitika taaskord, nagu me oleme siin enne ka rääkinud, USA iseseisvuse 250. aastapäeva pidustustega. Ja üllatus, no ma olen nii õnnelik härra Trumpi üle, et detsembris sai FIFA presidendilt Gianni Infantinolt Trump siis äsja loodud FIFA rahupreemia. Ma ei ole veel nagu kindel, et kui hea ja kui legitiimne see auhind on, aga Trump ütles oma võidukõnes, et see on üks tema elu kõige suuremaid ja tähtsamaid. See on sul kahju. No muidugi, mina annaks kõigile ka FIFA rahupreemia ja kui see on tõesti Trumpi jaoks tema ametiaja ja tema karjääri kõige olulisem auhind, siis mul on ülihea meel tema üle, äkki ta siis natukene nüüd rahuneb. No samas on seal inimesi, kes ei ole seda või kellele preemiat ega kiitust ei ole nii palju jagatud, näiteks Katy Perry esinemine seal. Oled sa lugenud sotsiaalmeediat, tema kleidi üle ilguti päris palju? Ja nagu jälle kuidagi naisterahvas, mood, poliitika, pehme jõud, et see on kuidagi nagu läbiv joon siin saates. Aga Katy Perry, et selles mõttes väga huvitav persoon, et kuidagi üleöö on temast saanud välispoliitika üks mõjukamaid naisi, ma ütleks isegi. Et tema boyfriend, kes on, tema käis siis Lawrence Sanchez Bezose tüdrukute tripil Kosmoses, et ja nüüd siis on siis Trumpi juures ka, et ma ei tea, mida see naine täpsemalt teeb, aga ma pean mingi hetk võib-olla küsima ta käest, et mis see saladus on. Tahad ka jalkamängule laulma saada? Ei, aga ma tahaksin võib-olla nagu teada ja kuulda, mis seal tagatubades räägitakse midagi sellist, mida me ei tea ja tema äkki teab. No aga võib-olla ta peaks enda poliitiliste nõunike asemel enda stilisti siis välja vahetama. Selle eest ju teda sugetakse pidevalt. No võime aidata. No aga ärme siis räägi ainult naistest, ärme räägi ainult spordist, ärme räägi poliitikast, räägime muusikast. Muusik, Briti rokkar Rod Stewart jättis ära enda kontserdi, sellepärast, et tal oli kõripõletik, larüngiit ja läks vaatama hoopis Šotimaa ja Haiti mängu ja selle eest teda kritiseeriti päris palju. 40 minutit enne kontserdi algust teatas, et ta on haige, ta ei saa kahjuks esineda.
läks jalkamängule, jäi seal telekaamerate ette, jõi alkoholi. Ta mõtles, et keegi ei tunne teda ära või keegi ei pane teda tähele. Kritiseeriti sellest palju, samas oli ka kaitsjaid neid, kes ütlesid, et täiesti erinevad pingutused on laulmine kõripõletikuga ja on spordi vaatamine ja alkoholi tarbimine. Samas, ma ei tea, kui rahulik spordivaataja ta on, et kas tuli ikka vahepeal kaasa ka elada, kuna ta läks Šotimaa mängu vaatama ja Šotimaa sai seal sellise uskumatu, kui skooris ilusa uskumatu 1-0 võidu, et siis oma kähiseva häälega tõenäoliselt oma kähiseva häälega ta pidi selle ikkagi kaasa hõikama küll. Ja aga sama sport on suurem kui elu, sport on nii oluline, võib-olla järgmise korral ma ka ütlen, et vabandust, ma ei saa tulla saadet tegema, aga mul on vaja minna vaadata kriketivõistlusi näiteks. No, aga sellest kantuna kujutad ette, kui hea saab olema Rod Stewarti järgmine kontsert. Sinna tasub minna, sinna tasub piletid osta, kui neid veel saada on. Täpselt. Aga meie siit spordi ja poliitika ja muusika juurest läheme nüüd hoopiski poliitika ja usu juurde. Eelmisel nädalal pidi Eesti Õigeusu Kirik, mis veel kuni eelmise aasta märtsini kandis nime Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, tunnistama, et sidemed Moskvaga tuleb katkestada. Riigikohus otsustas, et kirikute ja koguduste seadus, mille Riigikogu võttis vastu aprillis 2025 ja taas vastu septembris peale presidendi vetot, ei ole põhiseadusega vastuolus. President Karis on seaduse välja kuulutanud, sama seadus puudutab Pühtitsa kloostrit Kuremäel. Meil on külas välispoliitika ekspert Vootele Päi, kes oli selle seaduse nii-öelda ettevalmistamise ajal siseminister Lauri Läänemetsa nõunik, on mul õigus, tere Vootele. Ja, tere. Ja tõepoolest nii see oli, et ütleme neid murekohti ja võib-olla selliseid hoiatusmärke seoses Vene õigeusu kiriku tegevusega või Moskva õigeusu kiriku tegevusega Eestis oli tegelikult ju mäletatavasti läbi aastate alates Ukraina sõjast, et pidevalt tulid nende esindajad kutsuda ministeeriumisse, nad pidid selgitama, miks patriarh seda ütles, kuidas nemad Eestis mõtlevad ja nii edasi. Aga tegelikult suurt pilti see väga palju ei muutnud, et selles suhtes ikkagi see Moskva või Vene õigeusu kiriku tegevus eriti nagu välismaal, et see on ikkagi ajalooliselt olnud seotud luuretegevuse, mõjutustegevusega. Moskva patriarh ise on ju endine KGB spioon, kes oli 80-ndate Šveitsis ja et see on alati olnud selline nii-öelda Vene selline mõjutus ja ka luuretegevust ja spionaaži toetav asutus. Just täpselt, et paljude jaoks on ikkagi kirik koht, kus tuleb palvetama ja hinge toitu saama, aga kahjuks nii see ikkagi ei ole, et on välja öeldud, et nende jaoks on Balti riigid selline väike ajutine pinnavirvendus, et läbi siis õigeusu kiriku siin toetada sellist Vene imperialistliku õigeusu maailma. No, eks ta tegelikult nii ole, et mõtleme kasvõi sellele, kui palju me oleme siin Eestis pidanud lahinguid monumentidega, mis on lihtsalt mingi betoonsambad või mingi kivijurakad, eks ole, ja ka neil on oma tähendus, aga kui me räägime kirikust ja me räägime usust, siis see on ju elav organism ja kuigi ma pean väga lugu sellest, kuidas nagu erinevad usud on rikastanud meie kultuuri, ühiskondasid või pakuvad inimestele mingit tuge, siis me ju tegelikult näeme ka seda, kuidas mingitel ajahetkedel erinevaid kirikuid ja usuorganisatsioone kasutatakse poliitilistel eesmärkidel ja kus nad sekkuvad poliitikasse, Venemaal on see ikkagi väga läbinähtavalt, et kuidas see kirik valideerib, eks ole, nii-öelda valitsuse või režiimi sõjategevust teiste oma naabrite vastu, kuidas ta valideerib mingisugust sellist üleolevat suhtumist teistesse rahvastesse, et meil on see usk ja meie oleme see suur kultuur ja teie kõik olete sellised, te olete lihtsalt nagu sellised nagu paganad, kes ei saa lihtsalt aru, et mis teile nagu endale hea on. Aga seega oleks väga naiivne arvata, et meil riik võtab seaduse vastu ja sellega on patriarh Kirilli mõjuvõim kadunud, et tegelikult see vist nii mustvalge pole. Jah, see vastab tõele, et ega selle seaduse vastuvõtmine iseenesest automaatselt ei tähenda seda, et me hakkame, et nüüd riik hakkab kinni panema mingeid kirikuid, see ei ole tegelikult kunagi plaangi olnudki. Et mis tegelikult ma saan aru, et plaan oli lihtsalt lahti ühendada sellest samast patriarhist, aga kas te usute, et sellega need sidemed ka katkevad? Me räägime ka Pühtitsa kloostrist, mitte ainult kirikust. Absoluutselt. Selles suhtes see seadus annab lihtsalt selle raamistiku, et ütleme niimoodi stimuleerida
motiveerida asju selles suunas liikuma. Et kui ma lähen tagasi 2 aastat tagasi ajas umbes, siis kui me otsustasime tegelikult, et me peame hakkama nagu sellist seadust välja töötama, me peame mingi sellise liigutuse tegema, et siis oli see olukord, kus nagu patriarh Kirill ütles vist esimest korda välja täitsa niimoodi otse, et sõda Ukrainas on püha sõda lääne nagu nii-öelda siis kultuuri ja lääne vastu. Ideoloogiline sõda. Et kujutame nüüd ette, et midagi sellist ütleb, eks ole, ühe sükse moslemi riigis asuva usuorganisatsiooni juht, mille rakuke tegeleb ka siin, et kuidas me reageeriks, kas me nagu peaksime seda nagu normaalseks. Ja tollel hetkel oli just Moldovas, mis ei ole isegi Euroopa Liidu riik, mis on meist ikkagi nagu mitmes mõttes ikkagi maha jäänud rohkem, kus Vene mõju on tegelikult suurem. Seal olid 10 kogudused selle lause peale, otsustasid ise omal nii-öelda valikul ennast lahti ühendada Moskva alusest. Eestis nüüd 5 aastat on Ukraina sõda, 5. aastat on Ukraina sõda, meil on olnud kõik need konfliktid ja meil ei ole mitte ükski kogudus, ei ole iseseisvalt nagu 10 kogudustest, kes Eestis on, ei ole keegi nagu iseseisvalt seda teinud, mis tähendabki, me saimegi aru, et järelikult see mõju peab olema reaalne. Aga Eesti ja Venemaa mõju või Eesti ja Venemaa suhted nii-öelda on olnud traditsioonilised sellised, nagu nad on. Kas see on ainult Eesti probleem või on Venemaa kiriku mõju, ma saan aru, ka ikkagi päris laialdaselt levinud ka muudes riikides, et see ei ole ainult meie probleem. Absoluutselt, et see Moskva õigeusu kirik, et neid intsidente, kus nende tegevust on seostatud spionaaži, luuretegevuse, mõjutustegevusega, neid on alustades Norrast, Rootsist, lõpetades nüüd hiljuti Tšehhis, kuni tegelikult Põhja-Afrikani ja Afrikani välja. Et see tegevus ongi osa nagu nii-öelda sellisest Venemaa imperialistlikust tegevusest ja tegelikult on ka kas või näiteks Prantsusmaal on Vene kirikul olnud ikkagi oma nii-öelda roll mõjutustegevuses, katsed seal ühiskonnas mingisuguseid diversioone või selliseid konflikte läbi viia. Kas on ka mõni näide, mõni eluline näide, et näiteks tuleb kõrge riigiametnik, läheb pihtima või läheb panema küünalt, ütlema, et palun mulle küllust, nagu Vene õigeusu kirikus on, tuleb panna küünal põlema. Kas on mõni imbunud kuskil a la välismaa kapode seas sellist nagu näidet, et keegi ütleb, et näe, et Venemaa on parim, unustage demokraatia või kuidas see käib üldse? Kuidas mõjutustegevus käib? Ma küsiksin see juurde kohe ära ka, et kas patriarh Kirilli ambitsioonid on kuidagi käsikäes Venemaa võimuladvikuga või on need suuremad? Ta on ikkagi osa sellest Venemaa imperialistlikust süsteemist, et kui Putini ja nii-öelda Kremli eesmärk on laiendada füüsiliselt neid piire lükata, siis selle religiooni ja kirikuga see lood justkui selle, et see on meie õigeusu ruum, see on see, mis tähendab, et see on ikkagi riikide ülene ja see on ikkagi et see on täiesti tavaline mõjutustegevus. Toome lihtsalt nagu alternatiivse näite, et täpselt nagu Prantsusmaal ja Saksamaal on olnud tegevad mingisugused mošeed, mis on mingite Lähis-Ida riikidega seotud ja kus siis on nagu radikaliseeritud inimesi ja tegelikult need mošeed või need kogudused, need ühendused, need on olnud otseselt rahastatud siis nende vaenulike välisriikide poolt. Et see tegelikult see põhimõte on sama, lihtsalt me ei saa sellest ja ka välismaal ei saada sellest tihti hästi aru, sest et selle kohal ei ole, eks ole, pool, kui seal nagu see kõik toimub nagu sellise risti varjus. Et siis see nagu tundub nagu, et ta on ikkagi ju kristlus, aga tegelikult see sisu on seal sama ja kui me vaatame Prantsusmaal erinevaid kas või intsidente, mis on viimaste aastate jooksul juhtunud, et küll jäeti seal seapäid mošeede ette, mis arvati siis, et on nii-öelda parempoolsete või nagu parempopulistide tegevus. Tegelikult tuli välja, et need olid mingisugused Vene eriteenistuste palgatud kuskilt kolmandast riikidest, Moldovast või Rumeeniast mingid inimesed, kes ei teadnudki mida või miks nad teevad. Täpselt nii, nagu meil löödi siseministri autoaknad tegelikult ja sisse samal ajal. Aga kui tõenäoline on, et seda seadust kasutatakse infosõjas Eesti vastu, et seda annab meile sellised tagasilöögi mõned? Ei, ta kindlasti sellega on arvestatud, seda me teadsime, et kui me juba hakkasime seda nagu selle otsuse tegime, et hakata nagu selle seaduse suunas liikuma, et me teadsime, et see infosõda tuleb ja see infosõda ei ole midagi uut, see infosõda oli juba 90-ndatel, kui oli esimene kirikutüli tegelikult siin, kui taastati Eesti apostellik õigeusu kirikut siis, et ega need tülid ja konfliktid on see on teada, et tuleb, aga tegelikult kui me tahame nüüd ikkagi olla päriselt nagu ise oma riik, et siis me ei saa nagu karta iga kord, kui me tahame mingit otsust teha, mis puudutab meie enda julgeolekut ja suveräänsust, siis me ei saa karta seda, et äkki keegi pahandab. Aga kas pahandutakse, kuidas Narvas olukord on? Ma käisin ise siis, kui see seadus just täpselt vastu võeti ajakirjanikuna just Narvas koha peal ja seda solvumist oli tunda iga keharakuga, et
daamikesed, kes oma dačade ees istusid, oma nende kortermajade ees istusid pinkide peal, ütlesid ka, et milleks, et miks meid kiusatakse. Ja kuna nemad saavad oma info Narvas siis elades otse Venemaa telekanalitelt, Eesti meediat nemad ei jälgi, neile jääbki tunne, et miks te meid kiusate, laske meid olla oma boog, oma nagu on ju, et mis saama võib hakata? Aga sama hästi võime siis küsida, eks ole, et miks me kiusame lapsi, kui me neid palume eesti keelt õppida koolides või me teeme keelereformi, et mis tahes nagu küsimuse puhul, et me saame rääkida sellest, et miks kedagi kiusatakse. Mida me tegime, mida minu arust on siiamaani ilusti tehtud, on kommunikeeritud, et eesmärk ei ole sulgeda kogudusi, eesmärk on lihtsalt see nii-öelda juriidiline või selline otsene alluvussuhe läbi lõigata, sest kuidas saab öelda, et see kirik ei ole kuidagi alluvuses või sõltuvuses Moskvast, kui meil on Eestis võib-olla siin kümnete, kui mitte sadades tuhandetes jälgijatega kirik, mida juhib välismaalt inimene, kellel puudub luba siseneda Eesti riiki ja tegelikult juba 2 aastat niimoodi. Et mäletatavasti ju metropoliit Eugenilt võeti see ära ja nüüd see kirik ei ole siis selle 2 aasta jooksul ei ole suutnud kirik leida Eestist uut juhti, kes oleks siin ja koha peal ja valdaks eesti keelt ja saaks meie ühiskonnast aru. Kas seda on kommunikeeritud rahvale? Muidugi on, aga eks selge on see, et kui meie saame kommunikeerida eeskätt selles inforuumis, kus me opereerime, et selge on see, et ega Vene propagandaga võitlus see kogu aeg nii on ja eks me näeme ka seda, et tegelikult Eestis ka praegu on poliitilised jõud, kes nii-öelda päevapoliitilise punktivõidu korras võib-olla üritavad ise seda konflikti nagu natuke üles puhuda, aga fakt on see, Pühtitsa klooster, nagu sa enne küsisid, ütlevad, et meie oleme siin, tegeleme hingeraviga nii edasi ja et patriarh Kirill on tegelikult nagu justkui nagu pooleldi ilmalik tegelane. Jah, aga patriarh Kirilli pilt on, eks ole, Pühtitsa kloostri välisseina peal ja Pühtitsa klooster kuulub Eesti Vabariigile. Täpselt, et Pühtitsa klooster kuulub Eesti Vabariigile, seal peal on patriarh Kirilli pilt, kes ütleb, et lääne ühiskond tuleb sisuliselt hävitada. Ja meie nagu siis Eesti Vabariigi kodanikega, kes me seda siis nagu kloostrit omame, ütleme, et see on okei. Ei julge sekkuda, äkki me ärritame. Te läksite enne jutu otsaga ka Prantsusmaale, et Marine Le Pen on otsesõnu kiitnud Venemaa presidenti Vladimir Putinit kui Euroopa tsivilisatsiooni kristliku pärandi kaitsjad. Et kas tegelikult meil räägitakse väga palju sellest, et konservatiivsed jõud on nüüd läänemaailma üle võtmas, on tekkinud mingisugune pettumus selle liberaalse lääneliku maailmaga. Kas saab üldse tõmmata siin mingisuguseid paralleele selle sama kristliku maailma, Putini ambitsioonide ja konservatiivsete jõududega, et on see selline kuidagi meelevaldne või on seal ikkagi mingisugune ühisosa olemas? Ega ta päris meelevaldne ei ole, et kui me vaatame seda, kuidas usk ja poliitika kipuvad segunema teatud olukordades, siis see on fakt, mitte hinnang, et kui me vaatame kas või Ameerikat, Donald Trumpi evangelistid, kui me vaatame mõned aastad tagasi Poolas, et tegelikult kui oli veel nii-öelda eelmine konservatiivsem või parempoolsem valitsus, et seal oli ju tegelikult kirikul oli väga suur roll valitsuse juures, Venemaal ilmselgelt, et neid näiteid, kuidas tuuakse usk poliitika juurde või tehakse poliitikat läbi usu, kasutatakse usku poliitika tegemiseks, neid näiteid on palju ja see on jällegi, pean väga lugu religioonist just selle kultuurilise mõõtme poolest, aga mind isiklikult alati teeb väga ettevaatlikuks see, kui ma ka Eestis näen mingeid märke sellest, et nagu ütleme mingisugune usujuht või poliitikud muutuvad natuke omavahel liiga sõbralikuks, sest et poliitika peaks olema ratsionaalne debatt ja faktid ja argumendid. Kui sa tood sinna usu sisse, siis tuleb keegi ja ütleb, et uskuge mind, et see poliitik on parem või et see poliitika on õigem ja tegelikult siis enam need inimesed, kes nagu usuvad, nad tunnevad, et siis neil ei ole enam argumente vaja, sest et neil ei öelda. Aga kui te ütlete, et see usk ja poliitika on niivõrd segunenud, siis kuidas üldse tõmmata seda piiri sinna vahele? Kuidas tänapäeval neid kahte siis lahutada nii konkreetselt, et see piir oleks selge, seal ei oleks mingisugust hägustumist ja seal ei oleks mingisugust sellist hallala, kus siis ütleme kurjad jõud, vähem kurjad jõud saavad oma mänge mängida. On see võimalik? Või on see ilusunistus? Ütleme niimoodi, et kui sa küsid, kas see on võimalik, jah, see on võimalik, aga see ei ole selline asi, et sa nagu lahendad selle kuidagi ühe korraga ära, et sa teed ala mingisuguse seaduse valmis, et sa ütled, siit läheb nüüd see piir. Et praegu see seadus nüüd asjasse puudutab vaenulikku välistegevust, mitte nagu niivõrd isegi religiooni, eks. See puudutab lihtsalt meie usuruumi kaitsmist. Öeldakse tegelikult hästi palju, ma nägin seda argumenti, kui see seaduse väljatöötamine algas ja see debatt algas, et see justkui on rünnak usuvabadusele. Ma nagu alati olen väitnud sellele vastu, et minu vaates oli see seaduse selline tegemine, oli pigem Eesti usuvabaduse kaitsmine, sellepärast, et see kaitseb meie usku poliitilise, eriti vaenuliku välisriigi poliitilise sekkumise eest.
et hoiab usku vabana. Et siit ühelt poolt teie kirjeldate seda, mida te ministeeriumis välja töötasite, mida te tegite Eesti riigi kaitseks, et meil ei oleks seda Vene jõudu või mõjuvõimu siin tunda. Või tulevikus võib see olla ka mõne teise kultuuri või piirkonna. Aga teisest küljest, kas te saate aru nendest inimestest, kes sinna kiriku kogudusse kuuluvad, kes võib-olla ei kummarda nii väga seda Putinit, kes ei kiida heaks Ukraina sõda, aga kes tahavadki käia seal kirikus, et mis sõnum siit neile anda? Sõnum on neile see, et palun saagegi aru lihtsalt, et meil ei ole mitte midagi selle usu vastu, meil ei ole mitte midagi usutunnistuse vastu. Et kedagi ei kiusata taga selles mõttes. Aga et palun mõelge kogudustega, nii-öelda koguduse liikmeskonnaga ja kindlasti selle juhtidega läbi see, et kas tegelikult see tundub nagu tõesti nagu täna veel ka loogiline alluda sellele kirikule. Et täpselt nii nagu Moldovas suutsid kümned ja paljudes teistes riikides kümned kogudused, väiksed kogudused iseseisvalt otsustasid, et siit läheb nagu see piir. Et meie ei soovi olla nagu koguduses, mis allub kõrgemale usujuhile, mis ütleb selliseid asju, meie lahkume. Nemad läksid seal Moldovas, läksid enamasti Rumeenia õigeusu kiriku alla, Eestis oleks võimalik minna, eks ole, Konstantinoopoli alla. No ja aga te ju mõistate Vene inimese spetsiifikat ja eripära ka, et nendel ongi ju vajadus, tungiv vajadus alluda suur ema Venemaa, meil on suur sibulkuppel, et neil on see ema piimaga kaasa tulnud, et me soovimegi alluda, et palun juhtige meid. Just, aga täpselt, aga siin ma tulengi võib-olla nagu algusesse tagasi, et kui ma ütlesin, et meil on selline, et kui me võitleme siin monumentide ja surnud sümbolitega, et meil on tegelikult selline elav organism, mis pidevalt toodab ja sisendab meie ühiskonda uuesti sellist teatavat nagu mingisugust ekseptsionalismi või imperialistlikku mõõdet, et see nagu annab sellist identiteeti. Ja kui see identiteet oleks lihtsalt, et meil on suur kultuur, meil on suur pärimus ja nii edasi, aga tänaseks ju on selgelt see identiteet, mida toodetakse Moskva patriarhaadi poolt peale, see on ju selgelt muutunud meile vaenulikuks, meie rahvaste, meie riigi, meie nagu sellise väärtusruumi, nagu me oleme ehitanud. Aga kui suur on see hirm, et midagi halba sa juurid välja ja sinna asemele tekib midagi veel hullemat? Jah, aga selles hirmus sa ei saa jätta jällegi kõiki asju tegemata, et ütleme, see seadus ta lihtsalt loob selle raamistiku või nagu sellised võimalused, teha mingeid otsuseid, mingeid samme, mitte lihtsalt see, et meil on eelmine siseminister, see on tänane siseminister ja siis iga kord jälle Moskva patriarh ütleb midagi ja siis jälle kutsutakse, eks ole, Eesti Vene õigeusu kiriku tegelased sinna jutule, siis jälle kaua võib. Ja tegelikult me peame ikkagi arvestama sellega, et välisriikides on ikkagi olnud kasvõi Tšehhis, ühes Lõuna-Tšehhi provintsilinnas, et seal oli ikkagi täiesti reaalselt nagu usu koguduse liikmed tegelesid nagu spionaažitegevusega. Härra Päi, teie olete Tehnopolis kaitsetehnoloogia valdkonna spetsialist hetkel. Võib-olla on teil sissevaade aruteludesse ja võib-olla briifidesse, kus meil ei ole. Kas see on nüüd ulmefilmide stsenaarium, kas see on James Bondilik selline väide ja filmi stsena, kui näiteks on näidatud, et Venemaa õigeusu kirik on näiteks olnud ka relvaladu mingitel kriitilistel hetkedel või olnud pelgupaik riigist välja põgenevatele või tagaotsitavatele inimestele. Kas see on päris asi? No neid selliseid asju on siit-sealt võib lugeda tõesti. Et kas ja millal need täpsed asjad on juhtud, neid ma ei saa kinnitada, aga reaalselt seda kiriku võrgustikku ja seda, kuidas seda kinnisvara kasutatakse, et see on ju puutumatu, seal pannakse uksed kinni, seal välised jõud sisse ei saa. Tulles tagasi Prantsusmaa juurde, ehitasid tohutu suure püha kolmainsuse katedraali Eiffeli torni jala, mille kõik nagu luureasutused toona olid vastu, sest ta asub Välisministeeriumi, Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi vahetuslähesuses. Mis antennid, asjad, nad võivad sinna panna, keegi sinna territooriumile siseneda ei tohi. Puutumatus, keegi läbi otsida. Norras, Rootsis üritas Vene õigeusu kirik osta maad NATO lennuväljade ja muude strateegiliste asjade vahetusläheduses. Miks sa tahad sinna inimtühja linnakesse seda kirikut äkitselt? Aga räägime Prantsusmaast, et kui suur see Venemaa sinna, ütleme siis, sirutatud hoob üldse on, et selles suhtes aastatel 2014–2017, et võttis Le Pen oma partei valimiskampaania rahastamiseks miljonid eurosid laene Venemaa pankadelt, võitis ometigi Macroni toetus on küll madal. Miks me täna siis Le Penist üldse räägime, et on ta siis mingisugune oht seal praegu, et ikkagi tema kaudu pääseb Venemaa sinna kuidagi riigi poliitikale ligi või riigi otsustele kuidagi ligi, et neid mõjutada?
No eks see, et Venemaa on teinud koostööd erinevate Euroopa peamiselt parempopulistidega, aga on ka juhtumeid, kus on ka vasakäärmuslikud erakonnad. Et need on ju levinud ja mis puudutab Prantsusmaalt, siis eks seal see teatav ajalooline Vene side on olnud just eeskätt siis läbi valgete emigrantide, kes 20. sajandi alguses punase revolutsiooni eest sinna põgenesid. Ja ütleme, Le Pen tõesti kunagi omal ajal laenu võttis Vene pankadelt, see oli poliitiliselt käendatud sisuliselt laen ja oli ka ta oli ka väga nagu Putinit nii-öelda pooldavaid sõnumeid ütles nagu sa Krimmi annekteerimist ta hukka ei mõistnud, küll aga täiemahulise agressiooni. Aga seal on nagu pärast täiemahulist Ukraina sõda ongi seal toimunud teatav muutus, et vähemalt Prantsuse see nii-öelda peamine parempopulistlik erakond, mida siis nüüd võta kinni, kas seda siis juhib nüüd Marine Le Pen või Jordan Bardella, sest Marine Le Penil oma õiguslike probleemide tõttu võib-olla ei olegi võimalik presidendiks üldse kandideerida aasta pärast. Aga nad mõlemad on kritiseerinud relvade saatmist Ukrainasse, Prantsusmaa relvade saatmist. Ütleme, et Jordan Bardella on relvade saatmise osas on ta minu teada isegi olnud üsna avatud. Mida ta kindlasti on välistanud, on nii-öelda Prantsuse sõdurite või füüsiline kohalolu seal. Et ma ütlekski niimoodi, et kindlasti nendel Prantsuse parempopulistidel on teatav nagu see Vene taust seal olemas, eriti Le Peni kaudu, aga aastatega mina näen, et see on nõrgenenud peamiselt seetõttu, et Prantsusmaa ühiskonnas ikkagi on toetus Ukrainale üsna nagu pigem ühemõtteline. Ja see lihtsalt ei ole nagu neile võib-olla nagu niivõrd praktiline nagu see Venemaa. Aga mis praegu on üldse Euroopa Liidu riikides selline kõige nõrgem lüli siis ütleme Venemaa mõjutustegevuse suhtes, et meil siin äsja olid presidendivalimised, kus üks riik pääses siis Venemaa sellisest otsesest sõprusest, aga mis see järgmine sihtpunkt võiks olla? Seda on praegu raske öelda, praegu räägitakse muidugi murelikult Itaaliast, et kus on siis nii-öelda uus selline, et parempopulistlik jõud seal pead tõstmas, et juba 5% peal, aga seal on ka täpselt see, et kas see 5% otsustab selle, kes on peaminister või mitte. Et eks Venemaa, see on nagu see, millega me Euroopas peame leppima, et meil on alati mingisugused riigid, mis võivad minna võib-olla kalduda mingitel asjaoludel kuskile teise võib-olla meie jaoks nagu ebasoovitavasse suunda, aga samas tegelikult näeme ka positiivseid asju, et meil oli Poolaga olime kunagi väga hädas, Poola on ikkagi täiesti Ukraina sõjast alates on muutunud täiesti teiseks meile asendamatuks partneriks, me nägime, kuidas Ungari tuli tagasi, me oleme näinud, kuidas tõde tõuseb olev. Täpselt, et me oleme näinud ju erinevates riikides, Hollandis, me oleme näinud, kuidas see poliitiline võitlus toimub, aga mis ma arvan, on Euroopa Liidu üks tugevus ja millest päris tihti ei räägita, on see, et ongi selline ühendatud anumate mehhanism. Et seni, kuni sul ikkagi valdav osa riike suudab nagu kuidagi hoida mingit balanssi, siis see, kui sul üks satub nagu sellisesse võib-olla poliitilisse kaosesse, et siis see suudab nagu selle ära neutraliseerida. Sellepärast mina näiteks hästi palju hoiatakse praegu järgmiste Prantsusmaa presidendivalimiste eest ja see on tegelikult asi, mida me peame jälgima, sest et ütleme, kui Ameerika peaks taanduma Euroopast, mida ta praegu ikkagi kõikide märkide kohaselt teeb, alustades oma nii-öelda kaitsetehnoloogia müügist, lõpetades oma füüsilisest sõjatehnika kohalolust Euroopas. Et Prantsusmaa on ainus Euroopa Liidu riik, millel on tuumarelv, tal on täiesti autonoomne tuumatehnoloogia, mis tähendab seda, tema tuumarelvad ei sõltu erinevalt brittidest, ei sõltu ameeriklaste tehnoloogiast, neil on kuidas see väljend oli? Tuumavihmavari, jah? Tuumavihmavari, jah, et Prantsusmaa on ju hakanud seda aktiivselt praegu ju tegelikult ka laiendama, et on koostöökokkulepped sõlmitud Norra, Rootsi, Poola, Taaniga, Belgiaga, kes on juba et see tuumavihari tähendab siis sisuliselt seda Prantsusmaaga tehtud kokkuleppe põhjal, tähendab seda, Prantsusmaa võib oma tuumarelvasid siis paigutada teiste riikide territooriumile. Kas me võime mahume ka sinna äkki? Vot mina ei tea, seda peate nagu täna teistelt inimestelt kahjuks küsima, aga ja kui me jõuamegi sinna tagasi, et see on see, miks me peame Prantsusmaal nagu presidendivalimistel võib-olla silma peal hoidma. Ma ütleks, et ma praegu veel ei ole väga mures selle nii-öelda parempopulistide tõusu pärast Prantsusmaal, sest ma näen, et see Jordan Bardella või see nii-öelda parempopulism, mis Prantsusmaal on,
et ta on pigem selline nagu mõõdukalt konservatiivne. Ta on pigem, ma arvan, selline nagu ma näen, et see outcome võiks olla pigem selline Itaalia Giorgia Meloni, et jah, ta on parem populistlik, aga samas ta ei ole nagu enam Euroopa vastane, sest et miks peaks prantslased Euroopa vastu olema, sest kui Ameerika lahkub või tõmbab tagasi, siis prantslastel on ajalooline võimalus taas nii-öelda mõnes mõttes nagu oma mõjuvõimu siin meil laiendada. Aga tuleme korraks intervjuu lõpetuseks viimase küsimusena tagasi Eesti juurde ja küsime ära, kui suur on oht, et meil neid rakukesi, neid ohukoldeid siin Eestis juurde tekib, mida mõjutatakse otseselt Venemaalt? Ei no need, ega tegelikult see on kogu aeg olnud ja see oht on kogu aeg olemas, et kui me räägime hästi palju sellest, et kui palju me peame investeerima näiteks riigikaitsesse lihtsalt selleks, et nagu hoida oma kaitsejõud, et ära hoida mingit sõda, mida me loodame, et kunagi ei tule, siis need aastad, mis ma toona Siseministeeriumis töötasin ja tegelikult ka oma praeguse töö juures, kus ma näen, mis tehnoloogiaid arendatakse ja milleks, et siis tegelikult meil on nii-öelda siseturvalisuses ja sisekaitses võib-olla on meil selline sõda, nähtamatu sõda, mis käib kogu aeg, et sul on pidevalt on tegelikult ju üritatakse mingeid diversioone, meil on kriitiliste kaablite läbilõikamine meres, meil on juhtumid, kus palgatakse inimesi ründama siseministri autot, et tekitada kaost, meil on juhtumid, kus palgatakse inimesi, et rüvetada mingeid monumente, millest võib saada. Internetis pehmejõu trollid. Absoluutselt trollivabrikud, ja see tegelikult selline deepfake, et need on tähelepanu ei tohi hetkeks jajuda. Absoluutselt mitte, et meil on nagu meie saadet peab kogu aeg jälgima, silmad punnis peab vaatama, et nii, et kas kõik on võib-olla korras. pigem nagu jah, et see mõte on selles, et ega need ohud ei kao kuskile ja ükski oht ja kõik need ohud, mida ma siin nimetaksin, need on need ohud, mis on juba olnud, aga meie vaenlane, põhivaenlase Venemaa taktika ikkagi on alati otsida ära selliseid nõrku kohti ja haavatavusi, on otsida ära mingisuguseid momente, kus näiteks selles on nad tugevad. Ja selles on nad tugevad, et nad otsivad kindlasti selliseid momente, kus rahva usaldus nagu riigi suhtes peaks nagu hästi palju kannatama, nad on seda ju mujal riikides teinud, et siis oma mingisugust agendat siin pushida. Et need ohud on ja jäävad, aga ma arvan, et üldiselt Eesti rahvastikku me jätame välja mingisuguse osa, kes tõesti kahjuks elabki teises inforuumis ja ma arvan, ei taha olla pessimist, aga let's be real, et me ei saa inimesi sundida teist telekat vaatama, aga seni kuni ikkagi kriitiline osa rahvast on nagu teadlik ja saab aru, nagu kust jookseb vale ja kust jookseb tõde. Et seni ma arvan, et on okei. Ja me räägitangi, et mis puudutab tegelikult Moskva patriarhaati või Eesti nii-öelda seda Vene õigeusu kirikut, et vaatas kõiki fakte, nad pole suutnud ennast lahutada Vene Moskva selle patriarhaadi alt ja nii edasi, et kui miski räägib nagu part, kõnnib nagu part, näeb välja nagu part ja sealjuures kogu aeg eitab, et ta on part, siis täiesti võimalik ikkagi, et ta on seal patriarhi tiigi part. Just täpselt. 2 aastat tagasi, kui see seadusest hakati Narvas rääkima, ma mainisin, ma olin seal kohapeal Narvas ajakirjanikuna ja väga huvitav olukord oli see, et väga paljud perekonnad rääkisid, et kõik raha, mis neil jääb perest üle, kõik toiduraha, kõik laste koolitamise raha läheb otse kirikule. Ehk siis, kui me räägime kogu aeg, et Venemaa majandus nõrgeneb, siis kirikud aina rikastuvad, sellepärast, et inimesed annetavad, riik toetab, et nendel mingisugust rahaprobleemi vist ka ei ole. Ei, kirik saab omadega hakkama. Minul ei ole kindlasti kuidagi inimesena kahju sellest, kui inimesed annetavad kirikutele oma raha ja nendel kirikutel ja kogudustel läheb hästi ja nad saavad kas või hoida korras tegelikult ju hooneid, mis olgem ausad meeldib meile või ei, on see valus mälestus või ei, aga on osa ka meie kultuuripärandist. No Riigikogu vastaski on. Jah, aga vaatame jällegist, eks ole, et tegelikult meil on Eestimaa on täis imekauneid väikseid kirikuid, millel on oma kultuuri ja väärtuse, mis on püsivad püsti küll ainult nagu sellise hea mõttejõul praegu, et võib-olla nagu üldse selles osas me julgustaks võib-olla inimesi pigem nagu eeskuju võtma, et ma arvan, et seda pärimust tasub alati nagu säilitada. Küsimus ongi selles, kas keegi kasutab nagu religiooni selleks, et mingit poliitilist agendat ajada. No Eesti on üks usuleigemaid maid üldse. Vootele Päi, me täname teid selle intervjuu eest. Ja, ma tänan. Suur tänu.
nii, aga viimaseks kurioosumiks ma eeldan, Nele, et siit tuleb midagi loomadega seoses. Sa tunned mind liiga hästi, kuna meil just käis külas Diego. Ja siis, et oleks nagu koera ja kassi sõprade vahel selline tasakaal, siis meie viimases loos me räägimegi kassist ja räägime natukene ka Venemaast. Nimelt Türgis leidis aset Vene balletitrupi etendus, kus tähelepanu hajus tantsijatelt ühele punasele kassikesele, kes etenduse Romeo ja Julia viimases stseenis kraabib laval surnult lebava Romeo juukseid, samal ajal kui Julia oma kallima kaotuse pärast piinleb. Kui dramaatiline ja kui nagu ilus ja dramaturgiliselt aga tore on vaadata, et selle meesterahva nägu ei muutu, ühesõnaga ta suudab seda pokkeri nägu hoida. Kas sul on hea pokkeri nägu? Ei, absoluutselt mitte. Mul ka mitte. Absoluutselt ei suuda enda emotsiooni varjata mitte ühelgi hetkel, see on väga keeruline. Eriti ajakirjanikuna. No ajakirjanikuna võib-olla saab hakkama, korraks kaamera läheb tööle, teed tõsise näo pähe, aga tegelikult on see ikkagi keeruline ja selles suhtes aplause näitlejale, kes suutis seda tõsist nägu seal hoida. Aga mida see minu arvates näitab väga hästi, on see, et piisab sul olla, kuna sa saate alguses rääkisid Katy Perryst, et kuidas ta on suutnud saada kuidagi niivõrd õigel ajal õigestesse kohtadesse, tulebki välja, tuleb olla õigel ajal õiges kohas ja sinust saab staar. Kassist, jah. Kassist sai staar, et teised olid seda etendust ette valmistanud, ma ei kujuta isegi ette, kui kaua need proovid kestavad, terve elu on ju tantsu harjutatud ja nii edasi ja lähed sa sinna lavale, mängid natukene seal juustega. Aga ma pean ütlema ühe lause, et me räägime palju Venemaast ja venelastest ja et venelastest, aga ma pean ütlema ühe komplimendi vene ja nii-öelda slaavi kultuuri esindajate kohta. Nende esinemisoskus on hoopis midagi muud. Meil tulevad tippsportlased, tippkultuuritegelased, tipptantsijad, tippiluisutajad, tippude tippud tulevad just slaavi kultuurist ja ma ei saa mitte midagi öelda. Loodetavasti on need inimesed, kes on kõige ägedamad muidugi Ukraina toetajad, aga seal ikkagi on selline nagu esinemisoskus, mis tuleb nende temperamendiga ja nende sellise esinemisoskusega välja. Kunagi üks endine kolleeg, režissöör, ütles sama lause, et tema ei suuda vaadata neid erinevaid aastalõpuprogramme, neid kodukootud, sellised põlve otsas kokku klopsitud aastalõpuprogramme, mida Eestis tehakse, sellepärast, et olles näinud, kuidas seda tehakse Venemaal ja vaadates Vene kanaleid, et seal on need suurejoonelised, pillavad, ilusad ja nii edasi, aga võib-olla see ongi see ohumoment, et mina kasvasin ka üles vaadates just mitte Eesti telekanaleid ja täpselt nii oligi, et ma alati mõtlesin. Ma tunnistan, et ma olen sellest prii. Veab, et selles mõttes kõik need aastalõpuüritused, et need on nii grandioossed ja kui ma räägin siin slaavi kultuurist, ma ei mõtle ju ainult venelasi, et ka Zelenski meil oli ju ennem koomik, ta oli püstijala-koomik, ta oli väga andekas lavapealne esineja, ehk siis võib-olla on see ka jälle selline nii-öelda Katy Perrygi plaan äkki, et sa teed ennast kultuuriskeenes nii tuntuks, sa kogud omale väga tugeva toetaja baasi ja võib-olla ta silutab teed üldsegi enda järgmisele kandidatuurile. Sa kunagi ei tea, kui Zelenski sai humoristist presidendiks, äkki saab Katy Perry ka varsti presidendiks. Ma tunnistan, et ma vist seda ei oota. Et las ta olla meelelahutaja, see sobib talle tõenäoliselt paremini. Küll aga, mis me ikka räägime siin teistest kultuuridest, meil endal on peagi tulemas jaanipäev, meie suvine au ja uhkus, kus kõik teevad lõket, grillivad ja leiavad kiiguvad. Sõnajala õisi, ma nii tahaks sellel aastal leida. Nii et selles mõttes meil on, mida oodata ka siin kodumaal väga palju. Aga aitäh, head vaatajad, on mida oodata tõepoolest. Nimelt meie järgmine saade juba nädala pärast ikka Õhtulehes.